Nii, kõik on kohad leidnud endale. No loodetavasti on siin laval nüüd kõik meie tulevase Saaremaa vallavolikogu järgmise koosseisu liikmed. Saage tuttavaks, kes veel ei tea, ei tunne. Aga alustame siis tänast sellist toredat kokkusaamist valimisteni. Ei ole enam üldse palju aega jäänud ja selles mõttes on minu meelest ülim aeg korra veel meelde tuletada, mis meil on hästi, mis on veel paremini ja mida saaks veel paremini teha. See käib siis nende kohta, kes 19. toimuvatel valimistel piisavalt poolthääli koguvad. Ma loodan, et teil läheb see kõigil korda. Ma loodan, et need, kes saalis istujatest kandideerivad, et teil läheb see ka kõik korda, sest kes siis ei tahaks, et Saaremaal elu paremaks läheb. Ma ütlen seda raske südamega, sest minus kõneleb ikkagi sünnipärane muhulane. Viimase juubeli ürituste valguses ma ei saa seda ikka veel ära unustada. Aga alustame siis algusest ja tänase, nüüd keegi helistab, president helistab, et kas meil on kõik hästi. Me räägime presidendiga pisut hiljem. Meil on kõik hästi. Nii, aga alustame siis selles mõttes algusest, et tänase ürituse peakorraldaja Kaupo Vipp, valimisliit Saarlased, ole hää, räägi, miks me täna siin oleme? Jaa, aitäh, et tutvuse kaudu sai sõna. Meie mõte oli see, et kaks teemat, mis nagu viimasel ajal on kuidagi palju vaeva ja häda tekitanud, et nendest rääkida. Et üks nendest on tegelikult siis kohapealsete inimeste võimalus kaasa rääkida ja otsustada. Ja teine oleks siis see, mis meie Kuressaarega toimub. Et kas ta siis on linn või võiks ta äkki olla mingisugune oma, et vähemalt samades õigustes nagu mingi osavald või et siin on nüüd inimesi, kes oskavad selle kohta kindlasti arvata ja võib-olla kellelgi on ka seisukohti, et mis peale valimisi võiks juhtuma hakata, aga see teema selle kohta, et neid inimeste otsustusõigus, see lähtub nagu sellisest vaatest, et kui meie riigi eesmärk, eks ole, on rahvuse, kultuuri ja keele säilitamine, mis see kultuur on, mina ütleks, et Runneli sõnadega, et kultuur ongi siis vabade inimeste elamise ja olemise viis omas kodus. Just nimelt vabade inimeste, sest kui inimene ei saa otsustada oma asjade üle, oma elu üle, oma elu ümbruse üle, sel juhul ta ei ole vaba. Aga kuidas tekitada olukord, et inimene ka tunneks seda vabadust, et ta tunneks ka, et ta tõesti on peremees, et tema hääl maksab midagi. Praegu väga paljudel juhtudel kipub jääma selline tunne, et meile kuskilt öeldakse ette, mida peab tegema ja selline, ma isegi nimetaks seda siis kognitiivseks dissonantsiks, et mis jääb alati enne valimisi kuidagi õhku, on see, et me räägime, eks ole, mitmed parteid räägivad sellest, kuidas kohapealse elu jaoks on vaja kuskilt Toompealt, eks ole, saada tuge ühe või teise otsuse jaoks, aga siis tekibki see küsimus, milles oli ka siis selle Saarlaste valimisliidu loomise mõte, et milles see asi siis on, et siin saalis praegu kõikidest esinejatest on viimase 6 aasta jooksul vähemalt on inimesed olnud ju valitsuses. Et kuidas see niimoodi saab olla? Miks selline dihhotoomia tekib? Eks see valija on neid usaldanud, ma kahtlustan. Aga üks lühike küsimus veel, et meil on ju Saaremaal esindatud peaaegu kõik tõsiselt võetavad erakonnad. Nende hulgas ei olnud ühtegi sellist, kelle vaated oleksid sedavõrd sobinud, pidi tegema oma valimisliidu. Ei saanud kohe teistmoodi. No, seda ma nimetangi dissonantsiks. Aitäh! Koit Voojärv, Reformierakond, ütle, kui nüüd valimiste eel, ikka tänaval inimesed võtavad nööbist kinni, mida nad kõige rohkem
sinu käest on küsinud ja mida nad kõige rohkem on soovitanud, et vaata, kui nüüd valimised läbi saavad, sa jätkad kas abivallavanemana või näiteks vallavanemana, et vaat siis esimene asi, tee palun see kohe korda. Ma võtan viimase näite tänasest päevast. Ferrumi ees üks naisterahvas, Jelena oli ta nimi ja ta küsis, miks täna omavalitsuses võtab hoonetega seotud planeerimistegevus nii pikalt aega. Ehk tal on kuskil maal üks hoone, mis on omal ajal ehitatud ja nii, et see ei olnud seadustega kooskõlas ja nüüd ta tahaks seda seadustada, sest on selles eas, et soovib maja müüa ja küsib, et miks need asjad on nii pikalt aega võtnud. See on üks teemadest, mis ma usun jookseb rohkemates vestlustes ka läbi, kui ainult võib-olla minuga ja siin-seal veel. See on asi, mis vajab kindlasti tööd ja seda, et me suudaksime kuidagi oma planeeringutegevused viia mõistlikumasse ajaraami, kui nad täna on. Ja mis sa talle lubasid? Ma lubasin, et ma võtan aja ja suhtlen planeeringuteenistuses inimestega, kes temaga on tegelenud, võtsin ka, rääkisin, sain teada, et 10. ehk siis selle nädala reedel peaks talle tulema menetleja käest vastus. Suurepärane, Liis Lepik, Valimisliit Terve Saaremaa. Ütle palun, kas need väited, et üldiselt meil peaks poliitikas, seal hulgas ka kohalikus poliitikas olema rohkem naisi, on hea mõte, et kas meie valla juhtimine läheks paremaks, kui tulevases volikogus oleks rohkem naisi, kui praeguses on? Tere! Aitäh selle küsimuse eest. Mina isiklikult arvan jah, et mida mitmekesisem on meie otsustustasand, seda paremad on meie otsused. Et see ei tähenda ainult mehi ja naisi, vaid see tähendab ka seda, et meil on erinevas vanuses inimesi, erinevate elukogemuste, haridustaseme või hariduskogemuse ja töökogemuse ja erinevatest piirkondadest üle Saaremaa näiteks. Et ma arvan, see on see, mis tagab selle, et see volikogu teeb häid otsuseid. Aitäh. Kristjan, ma arvan, sinu kogemus sellest volikogu koosseisust on pigem positiivne või negatiivne. See, kui kõik asjad ei õnnestu, annab meile tegelikult võib-olla tuleviku silmas pidades isegi rohkem kui mõni suurem saavutus. Saavutusi võiks ikka rohkem olla. Me peaksimegi olema orienteeritud eesmärkide saavutamisele, mitte protsessile, mis on igavene ja kestab kogu aega. Et tegelikult see eesmärgi saavutamise võimaluste puhul mulle meeldib alati tuua võrdluseid teiste riikide kogemusest, kuna mul neid on piisavalt. Ja ma hiljuti suhtlesin ühe Saksamaa inimesega, kes siis on ka elanud erinevates liidumaades ja ütles, et näiteks nendel on seadusega paika pandud, et kui on valla ajalehes mingid valla tegevust tutvustavad artiklid, meil on ka valla ajalehti olemas, tuleb enamikele saarlastele näiliselt tasuta postkasti tegelikult ju meie enda raha eest, siis lisaks koalitsiooni arvamusele on alati seadusega kohustuslik opositsiooni arvamus seal kõrval. Selleks on vastu võetud seadus, mis kohustab kohalikul omavalitsusel oma tegemiste tutvustamisel tutvustada nii koalitsiooni kui opositsiooni arvamust. Siis tekib alles valijatel võimalus võrrelda. Meil see täielikult puudub. Nii et kui vaadata tagasi sellele 4 aastale, siis kahjuks on Saaremaa vallaleht kajastanud koalitsiooni tegemisi. Ma ei tea küll ühtegi opositsiooni rubriiki seal olevat ja see on üks asi, mida me võiksime muuta. Kui tänase opositsiooni hulgast tuleb uus koalitsioon või uue koalitsiooni liikmed, siis me anname kindlasti ka oponentidele sõna. See on viimane veerg, selline rubriik tuleb siis. Lisaks jah, opositsiooni rubriik, kes iganes seal on. Aitäh. Ja Daniel Vales, Isamaa, no riigi tasandil me iga nädal loeme neid kallupeid, milline rahvatoetus parasjagu on Isamaal, ta kogu aeg vist kerkib minu meelest. Kas see nüüd on üks põhjus ka, et teil on siin Saaremaal õnnestunud kokku saada rekordpikk nimekiri, seal oli kui palju 160... 58, noh jah. No ega palju puudu ei jäänud ka, 58. Kas see näitab nüüd seda, et see, mis riigi tasandil toimub, see ikkagi mõjutab seda ka, mis meil siin kohalikus munitsipaalpoliitikas toimub? Jah, ilmselgelt
Nii nagu eestlased ei ole rahul praeguse valitsusega riigi tasandil, nii ilmselt ei ole ka saarlased rahul praeguse valitsusega, et tõe kriteeriumiks on 19. ja enne seda igasugused reitingud ja muud asjad ei näita nagu tõelist palet, aga mida ma tunnetan iga päev tänava peal käies, et inimesed muutust soovivad ja kui siin toodi välja, et mis need peamised probleemid või murekohad on, mis inimesed küsivad, siis üks on juba täna mainitud ja just ettevõtjate poolt, et planeeringute ajad on meeletult pikad. Eile just käisin ka, küll ühe korteriomanikuna käisin ühte planeeringuprotsessi vaatamas ja pean tunnistama, et arendaja on oma planeeringut ajanud juba 2 aastat ja täna ollakse ikka täpselt samas kohas, on edasi liigutud, aga samas kohas selles mõttes, et tegeletakse probleemiga, mis oli teada aastaid tagasi ja seda ei ole täna lahendatud. Siin tuleks selgeks teha, et milles sellised venimise põhjused on, et kas meil on liiga vähe inimesi selles planeeringute osakonnas, ehitusosakonnas või need inimesed ei tee seda tööd täie pühendumisega, nii et ma arvan, et seda kindlasti saab teha paremaks ja see ei ole üks ettevõtja, neid on mitmeid, kes on äärmiselt pahased ja kui me mõtleme, et ettevõtlus on Saaremaa ja saarlaste sellise edu alus, et me peaksime igal juhul neid kutsuma siia, me peaksime neid tervitama, võimalikult kiiresti need lahendama, et nad tunneksid, et nad on tervitatud, mitte jooksutatud ja teine teema, millega tänava peal kindlasti inimesed kõnetavad, on see, mis Kaupo välja tõi ja mis tänase õhtu selline peateema on Kuressaare linnaõigused, et kas need peaks olema ja mitte tähendab küsimus siis valijate poolt ei ole see, et kas peaks olema, vaid küsimus on see, et millal need tulevad ja ma arvan, et see on üks tõsine arutelu koht, et kuidas või millisel moel või millistel juriidilistel alustel võiks Kuressaare linn taas eksisteerida. Aitäh, no siit võib edasi minna kohe järgmise küsimusega ja võib-olla Liis või Koit oskavad ära seletada, et miks see siis ikka on, et nende mingite planeeringutega läheb kohutavalt palju aega, meil on vallas tööl tegelikult väga palju inimesi. Ma eeldan, et nad on ikkagi head spetsialistid ja teevad oma tööd pühendumusega, mul ei ole isiklikult põhjust selles kahelda. Kas see on paratamatus? Kas see protsess ongi kuidagi nii keeruline, nii aeganõudev? Millest see sõltub? Me ei räägi sellest ju siin täna esimest korda. Jaa, nii toimib jah. Enda poolt ütleksin seda, et kui on olnud mõnel arendajal või ettevõtjal küsimus planeeringuga, siis on alati tegelikult olnud võimalus pöörduda vallavalitsuse poole, et kui seal on mingisugused liiga pikad menetlustähtajad olnud või mingi mure, et me oleme proovinud vallaga ikkagi lahendust leida. Ja tihti lugu ei ole küsimus selles, et need planeeringud seisavad vallavalitsuse taga, vaid küsimus on riigiametites. Me räägime Muinsuskaitseametist, Keskkonnaametist, Transpordiametist, et meie selles mõttes, nagu Daniel ütles väga ilusti, et Saaremaa valla hea käekäigu jaoks on vaja, et meie ettevõtetel läheks hästi ja me tervitame neid siin. Ja me oleme püüdnud tõesti omalt poolt kõiki neid protsesse kiirendada ja mina täna ütleks seda, et see põhiküsimus ei ole täna selles, kuidas vald neid planeeringuid menetleb, vaid küsimus on riigipoolsetes seisukohtades. Muinsuskaitseameti seisukohti me teame, Kuressaares on olnud mitu planeeringut sellega seoses, Keskkonnaamet oma ehituskeeluvööndi vähendamisega, mis enamasti on keelduv, Transpordiametil võib olla siin küsimusi mahasõitudega, ma ei tea, Kuressaare kontekstis ka lennu nii-öelda koridoriga, et tegelikult ma ei taha öelda, et vald alati on me oleme püüdnud endast parima anda ja kindlasti on siin ruumi arenemiseks, aga ma arvan, et täna ei ole nende planeeringute venimise põhifookus vallas. Aitäh, Koit, äkki sa täiendad nüüd selles plaanis, et kas vallal oleks vaja siis natukene valjemat häält teha nende samade ametkondade osas, sest me kõik mäletame, kui Suurvald tekkis, siis üks selle loomise põhiline
eeldus oli see, et siis meie hääl on rohkem kuulda, meid võetakse rohkem kuulda. No paraku see igas küsimuses niimoodi läinud ei ole. No hakkame meenutama siin parvlaevagraafikuid või pileti hindu, olgu ta lennu- või laevaliikluses. Kas sinu hinnangul järgmine vallavolikogu ja järgmine vallavalitsus peaks olema oma, kuidas ma siis ütlen, sõnastuses konkreetsem, tungivam, nõudvam, mis iganes? Ja need on kõik head sõnad, mida sa Ritta seadsid, mida tuleb teha ja seda kindlasti omavalitsus tegema peaks ka. Proovisin, kui Liis selgitas omapoolse kommentaariga või vallavalitsuse poolse kommentaariga, miks meie olukord on võib-olla mõnes positsioonis õnnetu. Ja meenub mulle näide, kus kodude ehituseks olgu projektide kooskõlastamisring või mis iganes, siis Saaremaa on 4. kohal terves Eestis ja üsna võrdsel positsioonil Pärnuga, kus meil ehitatakse uusi kodusid, majasid ja mis iganes need on. Et ma täna arvan ka seda, et planeeringuteenistuses võib olla teatud puudujääk ka spetsialistide hulgas, kes neid asju menetlevad. Aga ka see puudujääk ei ole ainult selles, et miks me siis inimesi palka. Ega väga ei ole võtta ka. Ja ma tean, et kui me tahaksime uusi inimesi planeeringuteenistusse või mõnda teise teenistusse ka palgata, see eeldaks tänases palgatasemest kõvasti suuremat töötasu maksumust, mis meil täna on. Ja siin ongi, nii nagu ka Liis ütles, meil on paranemiskohta ja see on selline prioriteetide küsimus, mida oleme proovinud lahendada ja viimasel aastal me oleme ka täiesti erandkorras proovinud üht või teist head spetsialisti oma majas kinni hoida, et ta ei liiguks just töötasu suurendamise näol, et need on kõik asjad, mis on laual ja igapäevasel arutelul. Aga väga kiireid ja häid lahendusi? No lihtsalt ei ole. Ei ole. Daniel oli näpp püsti vahel. No tahtsin korra küsida, et tegelikult võib-olla see oligi siis meie vastaserakondadele, et miks järgmise siis perioodi jooksul peaks midagi muutuma, et tegelikult probleem ei ole uus. Te olete 8 aastat Saaremaa valda juhtinud, et tegelikult need probleemid on väga vanad. Aga ma tahtsin väga konkreetse näite tuua, kui siin näidete peale jutt läks juba ühelt saarlaselt, kes võib-olla see on erandlik, ma ei tee üldistusi, eks ole, aga tema näide kokkupuutes sama planeeringute osakonnaga oli järgmine, et kui ta saadab enda taotluse, siis esimese vea avastamisel saadetakse taotlustel tagasi. Seda tervet dokumenti ei töötata läbi, ei vaadata ära kõik vead, et saata see tagasi, vaid saadetakse esimese vea puhul tagasi ja siis parandab, läheb jälle tagasi, läheb jälle ja nii käib see ping-pong lõpmatuseni, kuni siis ükskord on need vead lahend. Et see on kindlasti üks selline kokkuhoiu koht või kiirendamise koht, kus ametnik saaks oma tööd teha oluliselt efektiivsemalt. No seal võib olla see, mulle tuletab meelde ühte näidet, ma olen olnud ka Kultuurkapitali kohalikus ekspertgrupis ja seal on taotluste esitamises väga täpsed punktid ette loetud, mille ta vastab, et äkki peaks lugema täpselt läbi, mis sinna kirja panna ja siis ei tuleks seda esimest, teist ega kolmandat viga. No kuule, Tõnis, siin on ka common sense, et kui sul on dokument ees, eks ole, ja see esimese kirjavea puhul saadad selle tagasi. No ma arvan, et see ei ole kirjavegades, seal on ilmselt ikka sisuliselt. No jah, piltlikult, eks ole. Kristjan. Efektiivne töömeetod on see, et sa vaatad terve dokumendi läbi ja korraga läheb vigade paranduseks. See on oluline ajasäästmismeetod. Okei, sellepärast minust ei olegi vallaametniku saanud kunagi, ei saa ka. Kristjan, ütle, kas meil Saaremaa vallas on praegu ametnikke, töötajaid liiga palju või liiga vähe? No ma tuleksin nüüd tänase päeva teema juurde, kui ma me jõuame selleni ka. Meil on siin oli see üks teema oli täna ju selles, et kas Kuressaare linn peaks olema iseseisva otsustuspädevusega või mitte. Ja kui me nüüd hakkame seda, kas meil on Saaremaa vallas töötajaid liiga palju, siis järeldus on ju selles, et kui üks asutus mingi juhtimisstruktuur on üle tsentraliseeritud, siis inimene osa vallast või kaugemalt selle ametnikuni jõudmiseks, distants on suur ja ka need võimukoridorid on võib-olla liiga pikad ja need hierarhiasse ei orienteeru. Väikestes valdades oli planeeringutel üks spetsialist, kes lahendas kõik probleemid. Ja see ongi see, et kui üks spetsialist suutis ühes vallas,
lahendada asju, miks siis peaks mitte suutma, eks ole, arvukalt mehitatud osakond. Ja teine, me peaksime nüüd jõudma selleni, et kas see tsentraliseerimine oli siis tulemuslik, kiirendas protsesse või pigem aeglustas, me peame olema ausad. Ehk siis vaadata, mis siis tegelikult toimub ja toimus. Ja tänase teema juurde siiski ka, mida valimisliit Saarlased algatas, oli see, et kas näiteks Kuressaare suurem otsustuspädevus võimaldaks teha kiiremaid otsuseid. Et kui me nüüd võrdleme millegagi, jälle võrdlus on alati hea, siis meil on olemas KOKS ehk kohaliku omavalitsuse korraldamise seadus. Seal on mitmed erinevad lahendid kohalike omavalitsuste toimimiseks ja Tallinna linnal, nagu me teame, on linnaosavalitsused ja on linna keskne linnavalitsus. On üks keskne volikogu, mida valitakse, ja on ka linna osa volikogud, millel on täiesti otsustuspädevused olemas ja suur osa otsuseid tehaksegi linna osa tasandil. Ehk siis see küsimus, millele me tänase päeva jooksul peaksime vastama, et kas inimesi on piisavalt, on küsimus, kas nad paiknevad otstarbekalt, kas nad oma vastutuse alalt ei ole ehk liigelt ületsentraliseeritud ja vastutuse konkretiseerimisel konkreetsele piirkonnale oleks ka konkreetne vastutaja alati. Et see on see küsimus, mida ma loodan, me tänase vestluse käigus leiame vastuse. Nii et kui sina saad tulevase Saaremaa vallavolikogu liikmeks, siis selle teemaga sa kavatsed tegelema meie hakata? Programmiline eesmärk on anda Kuressaarele võimalus ja ka osavaldadele võimalus oma otsustuspädevust saavutada, aga me peame arvestama, et vabadust ja iseseisvust me ei saa anda. Osavallakogude valimise järel, kui seal on ühes osavallakogul selge soov saada seda iseseisvust, on seda lihtsam anda, kui nad ei tahagi seda saada, me ei saa seda neile anda. Ehk siin me peame jõudma tagasi, et meie iseseisvuseks vajalik tahe on ka natuke rudimenteerunud ja oskused ka, seda ei saa päeva pealt. Et see on, kui mingid protsessi pisut tagasi pöörata, kui me näeme, et on ületsentraliseerima, on kahjustanud meie otsustusvõimet, siis see ei lähe päeva pealt. No Kaupo, tuleme selle Kuressaare linna juurde. Praegu on volikogus olemas ka linnakodaniku komisjon. Kas see praegusel kujul õigustab ennast? Ta peaks ju olema nagu ellu kutsutud ja seatud just Kuressaare linna teemade ja Kuressaare linna elanike probleemidega tegelema. Kuidas sulle tundub, kas see on praegu nii või on sellest vähe, Kaupo? See probleem on selles tegelikult, et lihtsalt arvamuse küsimine, see ei ole see, mida vaja on. Nii nagu osavaldade puhul, see on umbes nagu see viimase aja mood rääkida kaasamisest ja see kaasamine seisneb selles, et me anname teile teada, et nüüd juhtub nii ja nüüd juhtub naa. Ehk see põhiprobleem, eks ole, et kohalikul inimesel tegelikult ei ole õigust otsustustes kaasa rääkida, tal on ainult õigus siis nii-öelda kas nõustuda või võib-olla ka vastu vaielda, aga tema hääl on ainult nõuandev. Et minu arust on see üks suur probleem, miks ta probleem on see, et kui me inimeselt võtame selle peremehe tunde ära, siis ta muutub mitte peremeheks enam, vaid mingiks teoselliks mingisuguseks. Et kui inimene tunneb, et ta ei saa otsustus kaasa rääkida, siis see asi laguneb meil ära. Meil ei ole oma kultuur kaob ära. No praegu on ju volikogu kõigil komisjonidel on otsused, on soovituslikud volikogu töös. Et kas see parandaks midagi, kui selle linnakodaniku komisjoni volitusi, õigusi kuidagi suurendada, täiendada, laiendada, mis iganes? Kaks võimalust, minu meelest oleks kaks võimalust selleks. Üks võimalus oleks see, et tõesti anda mingisugune osa eelarvest tõesti otsustada kohtade peale just nendes küsimustes, mis seda piirkonda puudutavad, tõmmata vahe sisse sellega, et Kuressaare tõesti on linn, et ta nagu ei hägustu ära ülejäänuga läbi segi. Aga teine võimalus muidugi oleks teha siis selline regressiivne variant, et kui tõepoolest kohalike inimeste arvamusest üle sõidetakse mingisuguses küsimuses, et siis neil on õigus korraldada rahvaalgatuslik rahvahääletus ja kutsuda see otsus tagasi. Et see oleks teine variant, see on pikemalt aega nõudev, aga üks nendest kahest vähemalt peab olema, muidu see süsteem ei toimi.
inimesed jooksevad laiali, kui nad ei tunne, et nad on oma kodus otsustajad, siis... No Koit, kogu aeg ma olen kuulnud seda, et meie valla ääremaad nii-öelda või need kaugemad piirkonnad on kogu aeg kartnud seda, et see raha ja otsustused ja tööd ja toimingud, need tulevad nagu linna kokku. Praegu me jõuame siis nagu jutuga sinnamaale, et tegelikult see Kuressaare, see valla nii-öelda pealinn on jäänud nagu natukene nagu vaeslapse ossa või? Oled sa päri sellega või kuidas sulle tundub, olles nüüd võimu juures ja võimu teostamise juures olnud? Ma natukene annan tagasisidet võib-olla viimase 4 aasta jooksul tähele pandud kogemustest või harjutustest, mis erinevates osavallakogudes on. Meil täna Saaremaa vallas on osavallakogud ellu kutsutud erinevatel alustel, on kogusid, mis toimetavad justkui kandipõhiselt, kus esindavad kogu seisukohtasid külavanemad. Torgu on üks nendest. Torgus on kõik külavanemad istuvad ümber laua, kes sisemises ringis, kes välimises ringis, arutavad läbi kõik maailma teemad kuni sinna maani, milline on veetemperatuur ühel või teisel pool Sõrvesäärt. Ma arvan, et see on väga hea, et me selle saavutasime. Ja siis lähen edasi mõnda teise osavallakogusse, kus näiteks Leisi on ette võetud isegi käesoleval aastal see, et on tehtud piirkonna arengukava. Lähen 3. osavallakogusse, olgu selleks näiteks Lümanda. See on sama teema, kus väga suur hulk inimesi kaasatakse piirkonna vajaduste eest kõnelema. Ja see ei kätke endas mitte kunagi ainult seda, et vaadatakse peale vallavalitsuse või vallavolikogu poolt saadetud eelnõudele ja antakse nendele kooskõlastus või mitte. See võib nii olla, aga nende jaoks olulisem on see, et piirkonna hääl saaks kostma, piirkonna vajadused saaksid laua peale ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ma tahan öelda, et me taandume alati oma tegevustest inimestele. Ja kui inimesed piirkonnas on õlg-õla kõrval toimetamas kogukonna asja, siis juhtuvad piirkonnas ka head asjad. Ja toon selle näite ka. Täna on Kuressaares linnakodaniku komisjon, mida on korduvalt mainitud, on oma positsioonilt kõrgema staatusega, kui osavalla kogu on, sest tegemist on volikogu juurde kuuluva komisjoniga. Otseühendus. Osavalla kogudel sellist otselüli ei ole. Siin olen kas mina või Liis või keegi teine on osavalla kogu esindaja. Ehk siis meil täna tegelikult on Kuressaares väga hea komisjon, kuhu võiks tuua kõik teemad, mis inimesi kõnetavad, arutada. Aga pigem on see, et see sama proaktiivsus on jäänud mingil põhjusel kasinaks. No, põhjus on ju selge. Ma olen üsna viisakalt proovinud olla selle juures, kuulata sind ja segamata vahelegi teise kõnele. Proovime siin ka säilitada seda. Aitäh. Et siiski on, ma julgeksin öelda, asi inimestes. Kui inimesed võtavad aja, tulevad kokku, arutavad, siis me saame kõikidest asjadest rääkida. Selline lühikokkuvõte. Aitäh, Liis. Ütle palun, kui me nüüd hakkame juriidikas näpuga järge ajama, millised võimalused üldse on Kuressaare tähtsust ja tähendust Saaremaa valla nii-öelda koosseisus tõsta, suurendada? Et mis võimalusi meil on üldse? Ilma, et me hakkaksime suurt valda kohe laiali saatma. Jah, kõigepealt jurist minus nõuab või palub seda või tahab, et ma täpsustaks kindlasti seda, et Kuressaare linn ei ole kuskile kadunud. Ma tean, et inimestel on see tunnetus tekkinud ja sellest on väga palju juttu olnud, aga Kuressaare linn asustusüksusena on täna olemas täiesti seaduslikult. Tähistame Kuressaare linna sünnipäeva maikuus ja kõik on selles mõttes hästi. Tõsi, mida ei ole enam, on Kuressaare linna haldusüksusena, kes tõesti oleks saanud siis 35 aastaseks siin möödunud nädalal 1. oktoobril. Et selles mõttes ma mõistan seda inimeste tunnetust ise ka nüüd Kuressaares elades, aga juriidilises mõttes on Kuressaare linn täiesti eksisteeriv, linna õigused on täitsa alles. Aga kui vaadata vähemalt minu hinnangul tänast õigusruumi ja seda, milline on valla õigusruum ja seadusandlus, siis
põhimõtteliselt meil on ju võimalik teha osavaldu ja see kõlab väga tobedalt, aga sest linnaosa meil ei ole võimalik teha, sest haldusüksusena ei ole Saaremaa linn, vaid on vald. Ehk et me saaksime teha siis tõesti osavalla, Kuressaare linna nimelise. Kuressaare osavald Saaremaa valla koosseisus. Just nii. Et jah. Et see oleks võimalik ja sellisel juhul oleks tal siis oma osavalla kogu, piirkondlik esinduskogu, aga jah, et ühesõnaga see oleks siis juriidiliselt tehtav. Oleks see ka mõistlik, oleks sellest abi? Kuidas sa tunned? See on teine küsimus, et minu isiklik tunnetus on, et nagu Koit tegelikult väga hästi ka välja tõi, et Kuressaare linnakodaniku komisjon on tegelikult volikogu komisjonina täna nii-öelda kõrgemas staatuses kui tänased osavalla ja kogukonnakogud. Et pigem on küsimus, kuidas seda potentsiaali paremini rakendada. Ja mis veel on, et üks asi on see, et arutatakse küsimusi linnakodaniku komisjonis, aga kui ma näiteks olen osalenud korteriühistute liidu või korteriühistute esimeeste ümarlaual siin Kuressaares ja nemad on ka tõstatanud seda küsimust, et neil ei ole teenuskeskusjuhti, kelle poole pöörduda. Et nagu on maapiirkondades. Et võib-olla on ikkagi küsimus siis selles, et üks asi on sellised võib-olla põhimõttelisemad, filosoofilisemad teemad, mida linna osas tuleks arutada linnakodaniku komisjonis, aga teine asi on see, et kui on konkreetsed igapäevased küsimused, et kes on see kontakt siis vallavalitsusest, kes nendega tegeleb. Et mulle tundub, et me oleme jõudnud sellesse kohta, kus tuleks seda mõelda, et mis on siis või kes on siis see konkreetne inimene, kes vastutab just Kuressaare linna teemade eest. Kuigi ma pean täpsustama ka seda, et tegelikult meil on olemas selles mõttes sisemine töökorraldus, et meil on sotsiaaltööspetsialistid, kes tegelevad Kuressaarega üksnes, planeeringuteenistuses on inimesed, kes tegelevad Kuressaarega arhitektidest ja nii edasi. Et tegelikult meil on kokku lepitud, et milline, kui meil on mitu spetsialisti, milline neist vastutab konkreetselt Kuressaare eest. Aga jah, minu isiklik tunnetus on täna see, et inimestel on ikkagi küsimus, et kus tema siis Kuressaare inimesena pöördub, kui ta oleks samal ajal näiteks elaks Lümandas või Kihelkonnal, siis ta saaks minna selle küsimusega teenuskeskusjuhi poole. Aitäh. No, Kristjan, teades sinu sellist kirglikku suhtumist ideedesse korraldada erinevates küsimustes rahvaküsitlusi ja selliseid arvamuse avaldusi. No kujutame ette olukorda, et me viime Saaremaa vallas läbi küsitluse, küsime, kas Kuressaare linn peaks, ma isegi ei oska formuleerida, taastama oma endise hiilguse, ütleme 99,9% vastavad jah, mis me selle teadmisega peale hakkame, kuidas siis edasi minna? No siin eelkõneleja rääkis juriidikast. Ma just eelmises sõnavõtus ütlesin, et Tallinna linnas on linnaosadel eks ole, linnaosa valitsused ja on ka volikogud eraldi. Nüüd teema, mida esindavad tänase võimukoalitsiooni vallavalitsuse liikmed, on vallavalitsuse keskne. Aga meil on praegu mis valimised? Volikogu valimised. Ja kui ei toimugi kohaliku omavalitsuse volikogu valimist, siis ainult vallavalitsuse poolt nimetatud ametnikega jõuame tagasi ühte teise ajajärku, kust me tulime õnnelt välja ehk nõukogude aega. Me ei peaks ju seda siin kopeerima. Ja need näited, kus tänane vallavalitsus või tänase vallavalitsuse poolt ette pandud osavalla teenusekeskuse juhid on ju praegu pandud ka vastutavaks osavalla olevate osavalla kogude valimiste korraldamisele. Me peame väga hoolega jälgima, et need ei muutuks nende inimeste nimetamiseks, vaid toimuksid reaalsed valimised. Leisi vald on selles suhtes väga tubli. Seal on nüüd 8 aastat juba osavalla kogu külapiirkondade keskselt. Ühe keskmise osavalla külapiirkonna esindaja valimisel on osalenud 40 või rohkem inimest, on mitu kandidaati. See on see reaalne asi, mida me tahame saada. Me ei taha, et vallavalitsus võtab nagu kogu vastutuse enda peale otsustada nii osavalla kui linna eest. Teenusekeskuse juhataja sõidab aeg-ajalt linna juhiseid saama,
aga osavallakogus seda sageli ei pöördugi, eks ole, kuna tema vahetu ülem ei ole mitte osavallakogu, vaid hoopis keegi abivallavanem. Aga mis me selle linnaga ikka teeme siis? Ja linnaga siis siit lähtudes me peamegi aru saama, et Kuressaare linn, tema linnaõiguste reaalset taastamist ja tema taastamist kohaliku omavalitsuse haldusüksusena saavad otsustada linna kodanikud. Selles otsuses ei peaks osalema orissaarlased või Lümanda inimesed, eks ole. See on linna kodanike oma teema ja nendele tuleb anda see võimalus. Nüüd ennem seda, kui seda küsimust esitada, tuleb neil loomulikult tutvustada seda lahendit, mille poolt või vastu nad on. Ja kui tänases juriidikas on osavalla loomine võimalik, siis oleks nagu pool lahendust. Aga me võime ju selle arutelu natukene pikendada ennem ja näidata, mida me siis tahame. Sõna vald, seda ei maksa karta. Vald on soome keeles sõna võim. Ja kuidas seda võimu korraldame, me ei pea selles nägema mitte struktuurilist, vaid funktsionaalset sõna. Ja kui meil on kihelkondlikud vallad olnud siiamaani ja täna on nad osavallad, siis ma ei näe mingit takistust, et meil oleks ka linnavald ehk linnavõim. Eks ole, see on keelelise mõisteline arusaamine hoopis teistmoodi. Ja ühtegi võimu ilma kohaliku valitud volikoguta ei peakski olema. Täna Kuressaarel valitud volikogu ei ole ja see on see, millest me räägime. Ja volikogu peaks olema see, kes otsustab, mida vallavalitsus teeb. Ei peaks olema nii, et vallavalitsus otsustab, mida nad teevad ja volikogu lööb kummitempleid alla. Siis on valesti. No, ärge lööge seda templit sinna alla siis. Ja, aga me teame, kuivõrd on degradeerunud ka Eesti Riigikogu roll tänase valitsuse tegevuse kontrollimisel. Me tegelikult tahaksime taastada seda demokraatia aluspõhimõtteid ka Saaremaa vallas, et inimesed otsustaksid kodanikena, mida nende vallavalitsus teeb. Nii, Daniel, Saaremaa vajab muutust, loen ma siit teie sellest voldikust välja. No, mis me siis muudame? Teeme siis nii, et loeme selle suurvalla eksperimendi läbituks, pöördume tagasi ühe üsna kaua õhus olnud idee juurde, Ida-Saaremaa, Lääne-Saaremaa ja Kuressaare linn. Mis see paremaks muudaks? No, see oli puhtalt minu selline provokatsioon. Kiire siis vastus sulle. Ma ei lugenud seda välja. Kiire vastus sulle, et ilmselt me ei oleks täna siin, kui muutust ei vajaks ja need teemad, ka mõningad on siit läbi teinud, olgu siis kas valla juhtimise probleemid, olgu see poliitilise kultuuri küsimus, et teha koostööd, olgu see osavallakogude ja inimeste arvamustega arvestamine, et need on need asjad, mida Isamaa tahab muuta, et näoga inimeste poole ja kuulata nende arvamust. Mis puudutab Kuressaare linna õigus, siis nagu ma enne välja tõin, siis see on üks teema, millega vähemasti minu poole on mitmed saarlased pöördunud ja küsinud või öelnud, et nende kindel soov on see, et Kuressaare saaks oma linnaõigused. Aga ma ei ole kindel, nagu Liis ütles, et see teema on selles, et nad ei oska pöörduda kuskile, et kas nad pöörduvad siis linnavalitsusse, et kus Kuressaare probleemidega pöörduda. Pigem on olnud, ma saan aru, probleem on identiteedis. Et nad on kuressaarlased, aga nad justkui ei ole Kuressaare linnas. Et loomulikult meil füüsiliselt ju linn on ju paigas, ega seda ei ole ära viidud, aga mis selle juriidiline nimetus on ja mis selle identiteet inimeste jaoks on, kuressaarlaste jaoks on, et see on kadunud. Ja võib-olla see on see igatsus, mida tahetakse tagasi. Olen ka peas veeretanud erinevaid stsenaariume, et milline võiks olla siis see juriidiliselt selline pädev vorm sellele, eks ole, sest ilmselgelt te saate aru, et meil ei ole ju mõtet hoida linnavolikogu ja siis veel vallavolikogu, eks, et käivad siis kordamööda siis volikogu ruume kasutamas, et see ei ole ju lihtsalt otstarbekas ega kaine mõistusega vastuvõetav, et see rahaliselt ei ole mitte kuidagi pragmaatiline ega praktiline. Nii et selles mõttes ma arvan, et kui siin suudaks välja mõelda sellise juriidilise vormi, kus tegelikult vallavalitsus või volikogu ja valitsus on tegelikult samaaegselt valla ja linnajuht või siis juhtorganid, eks ole, et siis võib-olla selle identiteedi küsimuse suudaks ära lahendada. No tegelikult ei ole ju Kuressaare selles osas mingisugune haruldus, Eestis on neid linnu ja teisi, Otepää mulle tuleb praegu kohe hoobilt meelde. Et ma ei tea, kas on keegi uurinud, kuidas nendel selle olukorraga on, et kas näiteks Otepää linna elanik tunneb ennast
linnaelanikuna või tunneb ta ennast, see juriidiline termin on vist vallasisene linn, jah. Vallasisese linnakodanikuna. Võib-olla peaks korra küsima, kuidas, me oleme küsinud, kuidas tõstama inimene tunneb ennast Pärnu linna elanikuna või mitte? Jah, see on päris huvitav teema. Aga valimisliit Saarlased kirjutab oma selles valimisprogrammis nii: meie peamiseks sihiks on anda kogukondade tagasi erakondade poolt kaaperdatud õigus otsustada oma elu üle omas kodus. See on suurepärane idee, kuidas see praktikas võiks välja näha. Kuidas me seda õigust tagasi saame, anname, võitleme? Ma saan rääkida ideaalist. Ideaal oleks see, et parteiline selline lehmakauplemine jääks riigi tasandile ja kohalikus omavalitsuses, kui te vaatate praegu, kus need probleemid algavad, suur osa kipuvad olema need, et mingi üks partei teeb mingisuguse ettepaneku ja teine, kes on sinna vahele tõmmanud mingi punase kriipsu või rohelise või mis iganes kriipsu, ütleb, et see ei kõlba sugugi, tuleb võib-olla paar kuud hiljem täpselt samasuguse ideega välja. Ehk siis see mingisugune ideoloogiline võitlus on toodud nii-öelda siis kohaliku omavalitsuse tasandile. Minu meelest see pärsib meie elu, see pärsib kogu seda meie volikogu tegevust. Võib-olla inimesed tunnevad teistmoodi, aga mina, kui ma vaatan, mis toimub, siis minule jääb sügavalt selline mulje, et kui seda kraaklemist seal ei oleks, siis oleks olukord hoopis teine. Ja siit see tulebki see selline kummaline vastuolu, eks ole, et siin kohapeal käib nagu siis ülevalt alla toodud parteipoliitiline võitlus, aga samal ajal siit poolt ülespoole nagu ei suudeta oma sõnumeid, oma vajadusi, oma soove selgeks teha oma enda parteidele, ei siis, kui nad on opositsioonis, ega siis, kui nad on koalitsioonis. Ehk siis jääbki küsimus, et milleks meile sellist parteiliselt, rõhutatult parteilist süsteemi vaja on. Pigem võiks meil olla rõhutatult kogukondlik süsteem. Et seda läheb liiga pikaks rääkida, kuidas või mismoodi, aga põhimõte, ma ei tea, kuidas sellesse põhimõttesse... No aga kui me nüüd meenutame siin lähemat ja kaugemat minevikku, siis võrrelduna riigi tasandi koalitsioonidest ja opositsioonidest on meil kohapeal olnud üsna sarnaseid olukordi ja on olnud ka väga erinevaid olukordi, et need, kes riigi tasandil on moodustanud koalitsiooni, need jälle kohalikul tasandil ei ole seda mitte suutnud teha. Et see ilmselt ei ole ka niimoodi väga üksüheselt võetav, et kõik on ikkagi kinni nagu inimestes või? No seda ma räägingi, et kui inimestes kinni on, siis milleks meile see poliitiliste klikkide mäng siia, milleks meile seda lehmakauplemist on vaja Toompealt siia? Oleme siis inimesed, ärme oleme parteilased. Aga mis meid takistab? Just nimelt, ma küsingi seda. Jah, mis meid takistab? Maailmavaade, see on üks tore teema. Kas keegi suudab ära seletada, mis asi on maailmavaade? Praktika on näidanud küll, et inimene läheb teisipäeva õhtul magama ühe maailmavaatega ja ärkab kolmapäeva hommikul risti vastupidise maailmavaatega. Ma ei tea, mis asi see on. Kas keegi teab? Keegi suudab mulle ära seletada või? Ma pakuks vastust Palun. Sellele, mida Kaupo väitis, et oleme inimesed. Ja ma ka tundsin väga huvi, kuidas siis valimisliit oma põhimõtted kirja pani. Täna meid on ju kõik kutsutud nende poolt siia ja tegelikult on sealt ju väga selgelt nähtav, et esmalt oleme me saarlased ja siis võime me olla mõned ka erakonna liikmed või keegi muu. Ja kui on vastupidi, kui keegi meist on esmalt erakonna liige, mis on nagu üleriiklik ja siis ka saarlane, siis ta näiteks saarlaste valimisliitu ei sobi. Eks ole, aga nende üleskutse, nüüd on aeg olla saarlased, on ilmselt midagi sellist, mis on nagu tagasi viiv meie juurte juurde ja kuna me oleme saarlastena elanud 1000 aastaid ja erakondade kakluseid jälginud võib-olla viimase 100 aasta jooksul ja erakonnad on alati väga lühiajalised, siis nende algatus on kindlasti midagi, mida me võiksime järgida nii ideoloogiliselt samuti, sellepärast oleme ennem saarlased ja siis vaatame, kas mõne erakonna maailmavaade sobib meile hetkel paremini või halvemini, lepime selles kokku, aga esmalt saarlased olles ongi meie ideoloogia paigas. Mulle siinkohal meenub üks, vist Liidia Koidul on kunagi öelnud nii, et enne kõike me oleme inimesed ja alles siis rahvused. Et seda võib ju ka arendada siia
siia teemasse. Kui ma tohin Tõnis öelda mis juurde, Isamaa teeb? Just täpselt Isamaa seisukoht on väga selge, nagu mul on hea meel, et Kaupo selle teema üles tõi, sellepärast et üks põhiline lubadus, milline see muutus Saaremaal peaks olema, ongi selle sama poliitilise kultuuri muutus ja see tähendab seda, et me teeme koostööd ja oleme eelkõige saarlased, kuulame samamoodi opositsiooni ettepanekuid, kui need ettepanekud on saarlaste ja Saaremaa huvides. Koit, ütle, sa oled väga palju ka mööda Saaremaad ringi sõitnud, suhelnud kultuuriinimestega ja kõigiga. Kuidas siis nüüd teha nii, et see inimese arvamus jõuaks otsustajateni? Sest nagu me teame, inimesi on väga erinevaid, arvamusi on väga erinevaid. Ja suure tõenäosusega, kui tekib mingi väga kriitiline küsimus, siis pooled on poolt ja pooled on vastu ja keegi peab ütlema, et kummal poolel see õigus on ja kuni vaidlus käib, nii kaua on fondid rahast tühjaks jooksnud, ehitajad läinud teisele objektile, ideed muutunud ja nii edasi ja nii edasi. Demokraatia on selline, aga see ei ole väga lihtne teda ellu viia nii, et kõik oleksid rahul. Mismoodi siis teha nii, et kõik oleksid rahul? Ja kõigi hääl jõuaks otsustajateni ja otsustajad teeksid alati õigeid otsuseid. $1 küsimus. Ma arvan, et see ongi demokraatia võlu ja valu ühel ja samal ajal. Ma märkasin ühes kogukonna postituses ühte küsimust, mida esitati ja mis tundub justkui kogukonnale väga vajalik toode piirkonnas. Ja oli olemas ka valimisliit või erakond, kes seda lubas eelmiste valimiste kontekstis. Ja vaatasin, kui palju see erakond hääli sai selles piirkonna jaoskonnas. 276 häälest anti 63 sellele erakonnale. Järelikult see piirkonna jaoks kõige olulisem või valulisem teema ei olnud. Mis võiks ju anda meile indikatsiooni, et kas see siis on vajalik või see ei ole vajalik. Aga kuidas saavutada siiski seda, et ühes kogukonnas saavutame konsensuse, mis absoluutselt kõigile sobib. Sellist lineaarset positiivset asja tõenäoliselt ei olegi olemas. Keegi justkui saab alati pihta ja jääb kannatajaks. Ja siis on alati oht või, mis oht on, aga ka siiski olukord, kus keegi toob välja probleemi ja tema häält selles ei kuulatud, teda ei kaasatud piisavalt, temaga erutatud neid asju läbi. See ma usun, et jääb ka kõige parema tahtmise juures, seda ei ole võimalik, seda ei ole võimalik välistada. Aga mis puudutab seda piirkondades ringi sõitmist, siis ma tajun või märkan ka seda, et meie kogukondades, ja olen ka ise mõelnud, et kui järgmisel perioodil ma ei osutu Saaremaa vallavolikokku valituks, siis mis on need kokkupuuted kohad omavalitsusega, mis mind panevad valla aadressil sõna võtma? Et tõenäoliselt ei ole. Ma saan oma koduhoovis tagada selle anonüümsuse ja selle privaatsuse, mis mul vaja läheb. Ma suudan oma kogukonnas pakkuda kogukonnale, kui ma tahan, seda kaasatust, neid ideid, mis on minu peas, mis annaksid võib-olla üht-teist muuta. Kärla kiriku kellatorn näiteks. See, kuidas see teoks sai, see tuli kogukonnast. Mehed tulid kokku, tegid lihtsalt ära. Ja sellel samal hetkel distantseerusime, sest kogukond ja kogudus sai sellest, et kes te ise hakkama. Et ma arvan, et me oleme tegelikult vallana päris hea koha peal. Meie elu on päris hea. Ja kui mul soovin taanduda erinevatest otsustusprotsessidest või kaasarääkimisest, ma saan seda lubada endale. Elu ei jää elamata. Kui ma tahan, ma saan seda teha ja anda oma panuse. Ja ma siiski julgeksin öelda, et korduvalt on see lauale tulnud, et 8 aastat justkui on üks ja sama koalitsioon Saaremaa vallas toimetanud, siis jah, arenemiskohtasid ja edasiminekuid kindlasti on ja õppimiskohti ka, aga midagi minu hinnangul
drastiliselt katki ka ei ole. Liis, ütle, ma olen vaadanud neid volikogu istungeid ja mul on jäänud sealt ikka üsna sageli silma see, kuidas keegi esitab küsimuse, sa vastad talle pikalt ja põhjalikult ja siis läheb umbes 5 minutit mööda ja tuleb umbes samasugune küsimus, sa ohkad korraks ja vastad talle jälle pikalt ja põhjalikult ja siis läheb umbes pool tundi mööda ja siis läheb see inimene kõnepulti ja räägib, nagu tal ei oleks 2 korral selle teema kohta midagi öeldud. Äkki on küsimus selles, et me ei suuda piisavalt ja selgelt ja arusaadavalt inimestele rääkida seda, miks üks või teine asi on just nii, nagu on. Et see üsna ära leierdatud hüüdlause, et räägi inimesega, et see võiks olla palju sagedamini meil silme ees ja me peaksime veel rohkem ja rääkima. Ja võib-olla siis oleks neid erinevaid arusaamu ka vähem ja neid vastuseise, sest nagu paraku ju kõik teavad ja on märganud ükskõik mida meil Saaremaale või ka laiemas mõttes Eestimaale ei ehitata või ei tehta, siis alati on keegi vastu. Me ei saa ühtegi asja teha ilma, et me ei vaidleks paremal juhul või halvemal juhul ei läheks pururiidu. Et kuidas nüüd teha nii, et järgmine vallavolikogu liikmeskond ja vallavalitsuse liikmeskond õpiks inimestega rääkima nii, et inimesed aru saaksid 2. kord ja 3. kord ja 4. kord ja nii kaua, kui on vaja. See on selline mõnes mõttes võtme küsimus, aga ma olen sinuga väga nõus selles osas, et inimestega tuleb rääkida ja kui siin eelkõnelejad on öelnud ka, et on poliitiline kultuur olnud kehv või kaasamist on olnud vähe, siis kui inimesed nii tunnevad, vähemalt need inimesed, kes neid sõnu välja ütlevad, siis see on nende õigus nii öelda ja järelikult on nende osas siis mingisugused sellised teemad olnud, kus nad ei ole saanud piisavalt kaasa rääkida. Ja ma arvan ka, et üleüldse on meil ühiskonnana selles kaasamises ja kaasarääkimises vaja edasi areneda ja seda kindlasti vallavalitsuse poolt selles mõttes, et meie oleme tihti jõupositsioonil, ehk siis meil on kõige rohkem infot ja meil on see kohustus ja ülesanne inimestele selgitada, et mis toimub ja miks toimub. Ja ma võib-olla olen naiivne, aga ma usun, et seda saaks paremaks ja tõsi on see, et kõiki vaidlusi me ilmselt ära kaotada ei suuda, aga täna see olukord, kus me oleme mingite teemadega kogukonnana ikkagi nii lõhestunud, siis ma arvan, et see ei ole jätkusuutlik. Ja kui me vaatame Põhjamaade poole, et Kristjan ka on siin viidanud teiste riikide praktikale, siis mulle tundub, et Taanis, Rootsis, Soomes, Norras on tegelikult see kaasamistava ja see kaasamispraktika palju parem kui meil ja neil need asjad toimivad. Ehk et tullakse kokku rääkima, et täna näiteks võib-olla Saaremaa valla näitel ka, et kui meil on mingisugune avalik koosolek eelarvestrateegia teemal või eelarve teemal või arengukava teemal, siis ega ma pean tunnistama, et seal ei ole liiga palju osalejaid. Ja ma ei taha öelda, et see on kuidagi etteheide inimestele, vaid pigem on see, et järelikult kas me siis ei ole piisavalt lahti selgitanud, et kuivõrd oluline dokument see on, kuivõrd olulisi asju me praegu arutame, et see on see koht, kus sõna sekka öelda, või siis ka nii-öelda ühiskondlikult meil ei ole veel seda tunnetust, ma ei tea, kas võib-olla vastutustunnet või lihtsalt selles osas, et see on minu võimalus kaasa rääkida ja anda enda panus sellesse, et midagi muutuks. Ja muidugi saab öelda ka seda, et kõik asjad on ette ära otsustatud ja kaasamine on lihtsalt formaalselt tehtud, aga kui me räägime arengukavast, siis tegelikult need arutelud, mis meil piirkondades olid, mõtlen, et see on olnud täna väga väärtuslik informatsioon ja selle pinnalt on päriselt täna arengukavasse pandud kirja prioriteedid, nende piirkondade prioriteedid ja vajadused. Et jah, ma selle pika sellise monoloogi lõpetuseks ütlen, et meil on vaja kõigil, ma arvan, siin areneda nii vallavalitsusel selle kaasamise eestvedajana, aga inimestel endal ka, et kuidagi harjutada rohkem sellist kaasarääkimist. Kaupo oli
sõna ma tahaks öelda, et see retsept tegelikult on ju rahvusvaheliselt olemas, mis ongi nii lihtne lihtsalt, et ühtegi otsustust ei saa teha ilma kohalike elanike teadliku, informeeritud nõusolekuta. Niipea kui nad ei ole piisavalt teadlikud, see tähendab mida? See tähendab seda, et nendega ei ole piisavalt räägitud või ei ole informeeritud, eks ole. Ja niipea kui tehakse neid otsus, see inimene võib-olla ta ei tule selle pealegi, et midagi selle kohta peaks uurima. Ta võib-olla ei ole iialgi elus vaadanud mingit detailplaneeringut, eks ole, aga nüüd äkki põmm, öeldakse talle, et nüüd on asjad nii. Ta tunneb, et ta on jäetud otsustusõigusest ilma, teda on kõrvale lükatud. Kuigi see võib öelda ju, et see on tema enda süü, aga see valla aparaat peaks suutma niimoodi toimida, et kõik need inimesed, kes vähegi asjasse puutuvad, kistakse sellesse teemasse sisse, et nad oleksid informeeritud ja et see nende nõusolek oleks teadlik. Loomulikult see tähendab seda, et mõlemad, kui on eri arvamusi seal, siis peavad kõik need pooled olema esindatud ja see ongi, tegelikult see teebki demokraatia keeruliseks, eks ole. Ja ma ütlen ühe asja lihtsalt veel enne, et ja see teeb planeeringu menetlused pikemaks. Nii, Kristjan ja Daniel. Et Kaupo ju pani asja paika sellega, kuidas peaks olema. Eks ole, nüüd mina saan siia vastata sellelt kogemuselt, mis mul on olnud, kuna ma olen olnud sõjalise juhtimise ja juhtimise korraldamise õppejõud. Ja ega sõjaline juhtimine peaks olema väga selge ja lihtne. Ega see valla juhtimine peaks olema palju keerulisem, ei peaks. Kellega siis inimene rääkida tahab? Ta tahab rääkida selle inimesega, kes otsustab. Sõduri teemat otsustab tema jao ülem või rühma ülem. Ühesõnaga 30 inimese või 10 inimese juht teeb otsuseid. Ta ei tule kunagi ütlema sõdurile, et ma ei saa sellele küsimusele vastata, ma pean kindrali käest küsima. Sõdur ei saa ka öelda jao ülemalt, kuule mulle su otsus ei meeldi, ma ei pööra paremale, ma pööran vasakule. Ta tahab endale, see reegel on selline, et juhtimiseks vajaliku otsustuspädevus on delegeeritud võimalikult alla. Ja kui meil näiteks teenusekeskuse juht saab oma valla 100 inimestele vastata, et selles või teises küsimuses mul otsustuspädevust ei ole, siis temaga ei tahetagi rääkida, aga valla vanema jutule ju ei ulatu. Eks ole? See ongi väga lihtne võrdlus, mida on vaja Saaremaal saavutada, kui on ületsentraliseeritud struktuur, siis tema kõrgemate juhtide jutule keegi ei pääse ja all tasandil keegi otsuseid ei tee. Nii et kui me sellest aru saame, siis on ju lihtne minna edasi, mida tegelikult vaja on, ehk siis see, mis meie valimisprogrammis on väga selgelt esile toodud, juhtimist, mis on liigselt tsentraliseeritud, tuleb detsentraliseerida. Alltasandi juhtidele tuleb anda otsustuspädevust kohaliku elukorralduse küsimustest tagasi. Ja kas me siis ütleme, et nad ei osanud varem otsuseid teha, kui need väiksed olid? Oskasid küll. Eks miks me neid siis ebausaldama peame ja miks me seda võimu liigselt tsentraliseerime? Ja siis on ka küsimus, keda lõpuks Saaremaa valla juhtkond kuulab. Kas Tallinnast tulnud käske või rahvalt tulnud küsimusi? Kui rahvas ei ulatagi küsima, siis üks vallavanem ei jõua tõesti 32 000 inimesega rääkida neid kuulata. Ehk siis sellest inimeste arvust, meie elukorralduslikust, traditsioonilisest, kihelkondlikust mudelist, mis on meid aastatuhandeid elus hoidnud ja sellest, et meil on Saaremaa, tuleb üks lihtne järeldus. Saaremaa kohalik omavalitsus peaks olema kahetasandiline. Maavalitsus ja kihelkondlikud, olgu nad siis osavallad. Ega me ei taha lõhkuda ära seda struktuuri, mis võimaldab meile, ma ei taha öelda maakondlikku, aga ma tahan öelda maavalitsust. Maakondlik oli meil. See likvideeriti ära ja kes olid maavanemad. Nemad olid Siseministeeriumi ametnikud, kes olid Siseministeeriumi poolt määratud. Riigi käepikendus. Riigi käepikendus. Kui me suudame saavutada Saaremaa vallast meie enda valitud maavanemaga kahetasandilise omavalitsuse, siis me oleme jõudnud sinna, kus me oleme nagu ajaloost kogemuslikult tulnud. Meil on lahendused olemas. Lepime sellest kokku, räägime detailidest ja saamegi rahva õnnelikuks. Nii lihtne see asi ongi. Siin, jah. Ma tahan Kristjani käest küsida selle mõtte. Ma olin ka järjekorras siin.
Daniel ja siis... Tahtsin ühe väikse asja ära klattida, Tõnis, et sa siin ütlesid, et opositsioon, võib-olla siis vihjasid, et opositsioon küsib volikogus ühte küsimust mitu korda. Ma ei öelnud seda. Oli ikkagi ja tegelikult ilmselt see vastus, mis sealt siis puldist tuleb, ei ole päris see, mis sellel küsimusel vastaks. Ja küsimuste küsimine ja tähelepanu juhtimine puudujääkidele või nõrkadele kohtale, see ongi ju tegelikult opositsiooni ainus selline hoob, mida kasutada. Ja ma tahan rõhutada siin, et Isamaa volikogus olles ei ole kunagi, ma ei ütle kunagi, aga ütlen, et enamustel juhtudel ei ole ta nende otsuste vastu või nende investeeringute või mis iganes kujul need otsused on. Küsimus on selles, et nendes otsustes ei ole arvestatud teise poole huve. Et need tehakse ühe valitseva või siis meie koalitsiooni huvidest lähtuvalt. Ja see on see probleem. Kui, nagu Kaupo ideaalis tõi, et kui meil oleks nüüd see, et me kõik oleme saarlased seal, eks ole, siis ei tekiks vaidlusmomenti ja siis me kõik oleksime ühel nõul ja see on tõesti ideaalne vaatepilt, et ainult parema Saaremaa huvides lahendus, aga see tähendab seda, et siis ei oleks ka Eestis parteisüsteemi ja siis me tegelikult oleksime tagasi seal, kus me ei taha olla, et meil on ühe partei või ühe siis kildkonna, eks ole, süsteem. Aga see on jah ideaalne, et me võiksime kõik olla lihtsalt Saaremaa eest väljas ja mitte ajada oma poliitikat, aga siin on mingid põhimõttelised, kui sa ütlesid, et põhimõtted ja maailmavaade on midagi sellist, mis võib hommikul muutuda, siis kindlasti on ka neid inimesi, kelles hommikul muutub, võib ka õhtul muutuda, mitte ainult hommikul. Aga on ka mingid põhimõttelisi vastuolusid mõtetes ja eesmärkides, kuhu poole see Saaremaa peaks liikuma ja üks on see sama energeetika, et Isamaa ei saa siin nõus olla, et tuulepargid tulevad Saaremaale, et Saaremaa ei saa olema transiitriik elektriliinidele ja kõigele selle muule, et siin on lihtsalt põhimõttelised vastuolud ja sellepärast meil ongi palju erinevaid inimesi, et jõuda koos selle parima lahenduseni. Mis puudutab nüüd inimeste kaasamist, siis ma olen seda meelt, et seda kaasamist on vähe ja see on pigem formaalne ja see ei ole minu välja mõeldud, see on see, kuidas inimesed tänavalt ennast tunnevad. Ja ma tunnen, et nende inimeste need väikesed probleemid, teinekord väga väikesed probleemid, mis valla kontekstis ei pruugi mitte midagi tähendada, et jätakse tähelepanuta, et see inimene saadetakse uksest välja ja et ära nii väikse probleemiga tüüta. Olgu selleks siis just kevadel olnud siin meie spordilinna Kuressaare see jõusaali juhtum, eks ole, kus inimene ei saanud võib-olla vallalt sellist toetust ja abi, nagu ta oleks soovinud ja teinekord see abi ja toetus, mida vallalt oodatakse, ei olegi niivõrd rahaline, kui just tugi nendes mõtetes ja ideedes, ja et keegi aitaks kaasa mõelda, kas siis kasutada mingeid bürokraatlikke hoobasid, et neid teemasid lahendada. Et see on minu jaoks suhtumine inimestesse, kuulates nende mured, aidates neid kaasa oma kompetentsiga, mis vallavalitsus on, et see on peamine. Alati ei ole oluline olnud see raha. Koit, ole hea. Sul läks vahepeal meelest ära, mis sa pidid ütlema? Tõepoolest ei ole enam relevantne ka. Okei. No siit käis korra läbi ka juba selline termin nagu usaldus, et nagu me ju kõik teame, ega volikokku ju inimene niimoodi ei saa, et ma tulen uksed sisse, tere, ma nüüd 4 aastat istuks siin volikogu tooli peal või et ma lähen vallavalitsuse uksed sisse, et tere, ma nüüd töötan teil 4 aastat. Et need inimesed, kes volikokku pääsevad, ma loodan, te kõik olete nende hulgas, on pälvinud inimeste toetuse ja usalduse. Need, keda volikogu oma otsusega kinnitab vallavalitsusse, on pälvinud usalduse. Miks me siis neid nagu ei usalda, ei ühesid ega teisi? Miks me eeldame, et keegi kuskil seal Karumustika külas teab valla juhtimisest rohkem kui need, keda on sinna usaldatud, valitud ja kinnitatud? Miks me ei usalda neid, kes teevad oma tööd oma parema hea nägemise, äranägemise järgi? Jälle hea küsimus. Kas keegi teab vastust?
no järelikult siis need, kes kahtlevad selles usaldusväärsuses, siis järelikult nad näevad seal taga mingisugust kas isiklikku huvi või mingit toiduahelat või mingit parteilist huvi. No midagi peab seal olema, mis jällegi toob selleni, et võib-olla seal ei olegi midagi taolist, aga kui inimestele ei ole selgelt informeeritud ja nende nõusolekut mingites asjades, siis paratamatult nii hakkab juhtuma. Sest põhimõtteliselt on ju ka nii, et kui inimene oma tööga hakkama ei saa, ükskõik kus ametis või postil ta ei ole, et siis mingil hetkel ta ei tee seda tööd enam. Et on ju meil Eestis neid praktikaid küll ja küll, kus vallavanemaid, linnapäid, abilinnapeadest rääkimata on välja vahetatud ja maha võetud. Nii et see ei ole ju see, et ma nüüd sain selle koha, sain need hääled ja olen siin nüüd järgmised 4 aastat. Et kui see usalduskrediit ikkagi otsa saab varem, siis ta saab varem otsa. Et kas see ei ole ka üks selline teema, demokraatia ilming või kuidas me teda ka nimetaks? See jällegi taandub ikka selle poliitilisele tasemel ja väga tihti me näeme ju, et need protsessid käivad jällegi mingi parteilise liini järgi. Seal ei ole, ilus on rääkida ideoloogiast, aga need tüüpiliselt ei ole need ideoloogilised probleemid. Väga tihti on need inimeste vaheliste arusaamatuste probleemid, väga tihti on need mingisugused hoopis muud põhimõtted, millest need tulevad. Et lõppkokkuvõttes ikkagi kõige tähtsam oleks see, et kohalik elanik saab aru, miks ühte või teist otsust tahetakse teha ja tema käest küsitakse seda. Mitte nii, et keegi kuskil otsustab, eriti nendes asjades, mille kohta pole mandaati saadudki. Et kes see vultelt oskab lugeda seal. Kristjan, kuidas selle usaldusega on? No siin me peame ikkagi mõistma, kuidas on siis, kui võim toimib printsipiaalselt nii, nagu me tahaksime. Ja võimul on 3 tasandit. Seadusandlik, täidesaatev ja kohtuvõim. Ja tegelikult ka 4, ehk siis ajakirjandus, mis peaks olema vaba ja sõltumatu. Ja sellest ma juba rääkisin, kuidas peaks välja nägema valla ajaleht, mis kajastab vallas toimuvat. Ehk siis see 4, see peaks olema niigi lihtne. Ja nüüd, kui me võtame selle esimese, seadusandliku, siis temal on sisuliselt piiramatu võim peab olema, kuna tema annab üldised reeglid ja kinnitab täidesaatva võimu ametnikud. Täidesaatev võim ei pea olema kohtumõistja. Seadusandliku ja täidesaatvale võimule lisaks õigluse ja õiguse peab tagama 3. võim ehk kohus. Ja kuna ka meie ajaloost järjekordselt on meil olnud nii vallakohtud kui kihelkonna kohtud ja arbitraas ehk siis edasikaebamise võimalus oli maa tasandile. Ehk siis see, kas inimesel on õigus või ei ole, seda me ei saa kuhugi ringkonna kohtusse, kuhugi Pärnusse suunata. Me peame ka selleni jõudma, et see, kellel on õigus, see õiguse mõistmine toimub siin samas Saaremaal. Ilma selle struktuurita me ei saagi kunagi õigust ja õiglust ja see meil praegu täielikult puudub. Jälle midagi, mis meie struktuuris peaks olema. Et me saaksime jätkata ja õiglust saaks kodanik taotleda kõige madalamal tasandil ja kui sealt ei saa, siis saaks ka edasi kaevata. Aga tänane kohtuvõim seda kahjuks meil ei taga. Aitäh. Kohtuvõimu me praegu paika panna ilmselt ei saa. Liis? Ja, mina tahtsin seda öelda, et siin täna on debatis mitu korda käinud läbi see, et just kui tulevad Tallinnast käsud ja neid siis vallavõim täidab ja saarlaste huvides siis seisab ainult opositsioon täna volikogus. Et mind natuke see riivab ausalt öeldes, sest ma mõtlen, et mina saan käsi südamel öelda, et olen teinud oma tööd hingega ja Saaremaa eest. Tõsi, ma ei ole sündinud Saaremaal, olen elanud siin viimased 11 aastat. Olen teinud oma tööd sellest, mis ma arvan, et on Saaremaa jaoks parim. Oleme selles mõttes oma töö ka selliselt nii-öelda eesmärgistanud, sellised strateegiad teinud. Kõik need strateegiad, meie arengudokumendid on tegelikult valminud koostöös ka meie enda saarlastega, täpselt need samad avalikud arutelud ja kõik see, et mind selles mõttes natuke riivab, et täna vallavalitsuses ju töötavad samamoodi meie enda kogukonna liikmed
ja nemad teevad oma tööd samamoodi saarlaste huvides ja Saaremaa eest, et ma olen nõus, et siin on ruumi kindlasti selles mõttes, et me rohkem omavahel räägiksime, et oleks rohkem selgemini põhjendatud omavalitsuse otsused. Absoluutselt. Nagu me teame, täna, kui me vaatame siis minuomavalitsus.ee, on Saaremaa valla poolt osutatavate avalike teenuste kvaliteet üle Eesti keskmise, aga elanike rahulolu vallaga alla Eesti keskmise. Ehk siis tegelikult on täna ikkagi see, et me ei suuda piisavalt hästi selgitada ja kommunikeerida, mida me teeme ja miks me teeme. Et ma olen nõus, et see on kriitika koht. Aga mind ikkagi riivab see, et öeldakse, et me ei seisa saarlaste eest, et kust me siis need teised inimesed elavad, kes siis siin vallavalitsuses töötavad, et ma ei saa sellega lihtsalt nõus olla. Ma pean sind parandama siin, ilmselt sa minu mingisuguse jutu peale seda arvasid. Mitte rahulikult. Ei pea ennast tundma riivatuna, keegi ei arva, et sa Saaremaa huvides ja saarlaste huvides tööd ei tee. Küll aga arvan, et sa ei aktsepteeri opositsiooni arvamust nii palju, kui oleks vaja. Ja see oli hetteide, kindlasti sa teed oma tööd südamega ja ametnikud samamoodi, aga siis ma lisaksin, et sageli riivab ka mind see, kui väga isiklikult rünnatakse siis meie erakonna liiget volikogus ja seda nimeliselt ja isiklikult, et täpselt samamoodi opositsioon teeb oma tööd, teie teete oma tööd, nii et ma arvan, et siin on koht, ütleme, mida me mõlemad saaksime nüüd tulevikus muuta, kes iganes siis sinna volikogusse tuleb, et siis Isamaa kindel seisukoht ja eesmärk on, et see koostöö peaks olema parem, et see, mis täna on tulnud riiklikult tasandilt alla, ütlen, et Reformierakonna selline Riigikogus tulnud mentaliteet, et lihtsalt siis Riigikogu liikmetega aukuda, et see on kuidagi jõudnud ka siia, et tuntakse, et opositsioon on midagi sellist, kellega ei peagi rääkima või kellele siis ei peagi normaalselt vastama. Või teate, mul oleks nii hea meel, kui järgmise koalitsiooni moodustaksid Isamaa ja Reformierakond. Ma tahaks näha, kuidas see kaasamine ja üksteise ärakuulamine, kuidas see siis tõuseb absoluutselt uuele tasandile. Ja, aga Tõnis, tegemist ei ole absoluutselt isikliku rünnakutega. Ei, loomulikult me ei ole mõttessegi tulnud midagi taolist. Suurepärane, aga teeksime nüüd niimoodi, et tulles tagasi nende tänaste põhiküsimuste juurde, Kuressaare linn kui selline ja see, kuidas me saaksime selle rahva arvamuse tõsta nii kõrgele ja kaugele, et ta jõuaks alati nendeni, kes otsustavad. Nii nagu me oleme raadiosaadetes ka valimistuututes teinud, siis te saate esitada oma tulevastele volikogu liikmetest kolleegidele ühe küsimuse, teemakohase küsimuse. Nii et olge kenad, Liis, kui ainus daam meie seltskonnas, sinul võimalik esitada küsimuse. Teeme nii, et ühe inimese käest saab küsida ainult ühe küsimuse. Nii et Liis küsib kelleltki ühe küsimuse, see, kes vastab, see küsib järgmiselt ühe küsimuse, muidu äkki keegi osutub liiga populaarseks ja peab vastama kõigile küsimustele. Nii et Liis, ole hea, kellelt ja mida sa küsid? Ei, meil on fookuses ikkagi Kuressaare linna. Ja Kuressaare linn ja see sama valimisliidu saarlased idee, et meil tuleks otsustusõigus anda rahvale tagasi, et rahva hääl oleks Jumala hääl või kuidas see tsitaat täpselt ongi. Umbes nii. Väga hea, siis ma küsikski Danieli käest, et kuidas teie näete seda, et kui me räägime juriidiliselt, et meil tekiks siis võib-olla osavald või mis iganes, et milline on siis võib-olla pigem nii, et milline on siis see pigem teie meelest see konkreetne lahendus, kuidas Kuressaarel siis linna õigusi, mis minu hinnangul ei ole kuskile kadunud, aga võiks siis teie hinnangul taastada? Ma tegelikult vastasin sellele küsimusele enne, et ma olen selle peale mõelnud ja kuna minul ei ole juriidilist haridust nagu sinul, siis mul jääb siin kompetentsis puudu, et milline see juriidiline vorm võiks olla. Ja nagu ma ütlesin, et siis mulle tundub, see on minu isiklik arvamus, et tunnetuslik selline pool, et kuressaarlastele on oluline identiteet ja öelda, et on Kuressaare linnas, millel on siis oma linnapeaga ja mingisugused siis statuudid
ja regulatsioonid, aga millisel kujul ja milline peaks olema selline juriidiline vorm, ma ei oska sellele vastata. Ilmselt selleks on targemad inimesed ja kindlasti kamba peale ma arvan, et me suudame selle välja mõelda, et niimoodi, et Saaremaa rahaliselt kulu mõttes ei kannataks, sest nagu ma ütlesin, et siis tegelikult pidada üleval Saaremaal väikses omavalitsuses kahte asutust, kui nii võib öelda, et siis see ei ole lihtsalt nagu praktiline. Aga olen nõus, ja olen seisukohal, et Kuressaare linnal peaksid olema suuremad õigused, kui need täna on. Nii, ja Daniel, sinu küsimus kellele? Küsin Kaupo käest. Meil on, Kaupo, väga sarnased ideed, eks ole, ja mõtted ja tegelikult ega eelmistel valimistel sa olid ka Isamaa ridades. Et mis on need erinevused, mis meid eristavad või mis viisid sind valimisliiduga nendel valimistel? Jah, nagu võib aru saada, et arvestades reitinguid oleks kõige õigem otsus ikka Isamaas osaleda. Aga need ongi ikka need samad probleemid, et kogu lugupidamise juures ma näen ka nii Isamaal kui EKRE-l kui kõigil ikkagi seda sama probleemi. Ja see on see nüüd, mis ei lase minna kaasa sellega. Et minu kujutluse järgi on ikkagi see parteiline eristus koormav meie vallale ja kogu volikogu tööle. Võib-olla teil on teine arvamus, aga mina näen, et need jõujooned jooksevad kuskilt sealt ja kui siin ennem oli jutt, et mingeid suuniseid ju kuskilt ülevalt ei tule, et siin on ju mitmeid näiteid, võtame kas või kuigi suur osa võib-olla neid kõige põletavamaid küsimusi käib tegelikult üle valla pea. Aga sellele vaatamata näiteks avaldada vallavalitsuse poolt kogu vallarahva nimel toetust näiteks mingitele hiiglaslikele projektidele, millele suurem osa vallarahvast tegelikult on vastu. Ja siis küsida, et aga kuulge, miks te meid ei usalda või mis teil viga on. Et me näeme, et see on probleem ja see ei ole mitte ainult Saaremaa elanike probleem, see on ka vallavalitsusel, praeguse vallavalitsuse jaoks probleem. See ei lase neil ka normaalselt töötada. Nii et see võib-olla on see põhiline erinevus, aga mul on väga hea meel, et kui 2017. aastal vist me esimest korda proovisime läbi lükata siis seda kohaliku omavalitsuse tasemel siis seda rahvaalgatusliku rahvahääletuse eelnõud. Et nüüd on juba vähemalt 2 seltskonda või isegi 3 vist, kes sama asja räägivad ja saavad aru, et see on väga hea, et selle üle on väga hea meel, et siis lükkame ühte asja. Nii, ja sinu küsimus kellele? Aga ma küsin ka siis meie ainsalt daamilt, et kuidas sulle tundub, sa ju juriidikaga tegeled, see rahvaalgatusliku rahvahääletuse mõte, mis ju meil esimese vabariigi ajal vähemalt riigi tasandil töötas, mis nagu me näeme suurepäraselt töötab praegu Läti vabariigi tasemel, riigi tasemel. Kas sulle tundub, et see võiks olla kohaliku omavalitsuse tasemel midagi saavutamatut või mõttetut? Ma arvan, et olulistes küsimustes on oluline küsida kogukonna arvamust ja selgitada see välja. Mis minu jaoks on lihtsalt võib-olla selle kontseptsiooni juures natuke murekoht, aga võib-olla selle kõrvaldamiseks on mingid väga lihtsad meetmed, me lihtsalt ei ole kursis, on lihtsalt see, et
kuidas sa esitad sellise küsimuse, mis ei ole kuidagi suunav ja millele sa saad päriselt sellise vastuse, millega sul on päriselt midagi teha. Et kuidas, võt see on see nagu hästi nagu minu meelest siuke triki koht, et see küsimus on piisavalt neutraalne ja see vastus on ka päriselt selline, et sul on sellega midagi teha. Et see on nagu jah, ei, noh, et selle üle olen ma päris palju nagu mõelnud. Ja teine aspekt on see, et kuidas me saame need inimesed osalema sellel küsitlusel. Et või näiteks, kui meil on küsitlus ja seal osaleb 10% elanikkonnast, kes siis oma arvamust avaldab, kas see on siis see, millega me edasi läheme? Et kas meil on nagu selline siis nii-öelda esinduslik valim olemas. Et võt need on need küsimused, mis minu jaoks tekitavad selle rahva arvamuse selgitamise juures sellist kitsaskohta, et aga muidu loomulikult ma olen poolt, et inimeste arvamus on oluline, eriti kui me räägime sellistest suurematest ja mastaapsematest projektidest ja teemadest. Aga lihtsalt ma tahtsin Kaupo öelda, et võib-olla ma ei ole kursis, aga lihtsalt kui sa ütled, et täna vallavalitsus on avaldanud toetust mingitele projektidele, kus suurem osa saarlastest on tegelikult vastu, siis ma ei tea selliseid projekte, kus oleks suurem osa saarlastest vastu või kus oleks välja selgitatud suurem osa saarlaste arvamus ja nad on öelnud, et nad on vastu. Et see on tunnetuslikult, mõistan, aga lihtsalt meil ei ole ju tegelikult seda arvamust enne. Et jah, mul on väga tore, et saal elama läks selle väite peale, väga meeldiv. Aitäh. Aitäh. Koit ei ole küsinud veel, kellelt küsid ja mida? Kristjani käest, Kristjan on vist vastamata jäänud veel. Me Kristjan oleme kuulnud tänases debatis 2 korda väidet, et Kuressaarel on identiteet. Saarlastel on kindlasti oma identiteet olemas. Mis see on, ma ei hakka defineerima, aga ma küsin sinu käest küsimuse, kuidas erineb saarlase identiteet sellest saarlasest, kes elab Kuressaares või kes siis ei ela Kuressaares? Ma vastan sellele samuti osaliselt juba samade lausetega, mis ma ütlesin. Saaremaa koosneb saarest. Maana on meie koosseisus ka Muhu ja Ruhnu, kes on praegu iseseisvad vallad. Nii nagu Muhu ja Ruhnu võiksid vabalt olla iseseisvad ka kõik meie kihelkondlikud vallad. Täna on nad osavallad. Anname neile siis osaliseltki tagasi iseseisva otsustuspädevuse ja siis tekib ka see identiteet. Mina olen saarlane Pöide kihelkonnast. Mina ei ole saarlane Kuressaarest, aga kõik kuressaarlased võivad vabalt öelda, mina olen saarlane Kuressaarest. Ja selleks, et nad seda tunneksid, peab neil olema Kuressaares kohalik omavalitsus. Saaremaa koosneb Kuressaare linnast, 12 kihelkonnast Saaremaa saarel, 1 Muhu kihelkonnast ja 1 Ruhnu kihelkonnast. See on meie ajalooline tõde. Mul on hea meel, et vähemalt EKRE nimekirjas on meil saadikukandidaadid kõikidest kihelkondadest ja Kuressaarest ja nad identifitseerivad ennast samamoodi. Kuressaarlased kuressaarlastena, Pöide või kihelkonna inimesed vastava kihelkonna inimestena ja alles siis ka mingi erakonna liikmena või valimisliidu liikmena, sest see kõik tänases poliitikas on ajutine ja see, kust me tuleme ja kuhu me edasi läheme, on igavikulisem, ehk siis me tahame selle Saaremaa pärandada oma lastele sellisena, nagu me esivanematelt saime. Ja sinu küsimus? No siis ma küsin Koidult, kes pole veel küsimusi saanud. Et tegelikult see kirikutorni teema on oluline. See kogukonna ühtsus oma kogukondlike tegemiste juures on oluline. Väga tore, et sa selle näite tõid, Koit. Et kas sa sellest samast kihelkonna mõttest lähtuvalt saad aru, et kõige kestvamad organisatsioonid siin Saaremaal on olnud kirikukogudused. Eks ole. Saaremaa vald on toetanud kogudusi ja kirikuid oma osalusega. Seda osalust on vähendatud. Kas me nüüd uues Saaremaa vallas
võiksime seda osalust jälle tõsta, sest kirikud on need, mida meie turistid külastavad ja siin on meil vallana kohustus. Jaa. Väga kena. Nii, hää publik, mul on nüüd teile üks küsimus. Kes kavatseb minna valima või anda oma hääle kohaliku omavalitsuste volikogude valimistel? Tõstke käsi. Kes ei kavatse minna valima? Väga hea. Näete, see ongi tegelikult see, milleni me võib-olla tänase kokkusaamise tulemusena tahtsimegi jõuda. Ükskõik, kes nendest siin laval osutub valituks, kes nendest hakkab juhtima Saaremaa vallavolikogu või vallavalitsuse tööd. See selgub peale 19. Tähtis on see, et me läheksime valima, et me ütleksime oma sõna, et me annaksime oma hääle inimese poolt, keda me usume ja usaldame. See on kõige tähtsam. Ja kõik see, mis tuleb edasi, see on meie ühise koostöö tulemus. Kes on opositsioonis ja kes on koalitsioonis, see ei ole üldse nii tähtis. Tähtis on see, et me kõik kannaksime oma südames seda Kuressaare linna ja neid 12 kihelkonda. Ja küllap siis see elu läheb paremaks ja võib-olla 4 aasta pärast siin järgmiste valimiste eel saab kokku, ma ei tea, kas enam-vähem sama seltskond või hoopis uued ja teised inimesed. Aga on küsimusi, mille me jäämegi vastust otsima. Ja põhiline on see, et nagu ütleb üks minu tuttav ettevõtja, ei tohi kurjaks minna. Peab mõtlema nagu males 5 käiku ette. Ja teinekord, seda on jälle vist Panso öelnud, on teatris ka nii nagu malemängus, et me kõik teame ju, millega see Hamlet lõpeb või kuidas see malemäng lõpeb. Teinekord on oluline, kuidas me selle tulemuseni jõuame. See teekond, see protsess. Ja sellele teekonnale ja protsessile ma tahaksin soovida teile kõigile häid teekaaslasi või kaasteelisi. Ja ma loodan, et need inimesed, kes täna siia lavale teie ette tulid, need ka tulevikus ükskõik kas volikogu või vallavalitsuse liikmetena või lihtsalt saarlaste, kuressaarlastena ajavad seda meie elu edasi ikka paremuse suunas. Aitäh teile, edu valimistel. Aitäh teile, et te tulite. Aitäh kaasa mõtlemast ja minge siis kõik valima. Aitäh. Tänan korraldamast. Aitäh. Ja aplaus Tõnisele. Mina ei kandideeri, ei peaks plaksutada. Anna seis.